ma olen natuke närvis, see ei ole mu kanalil väga tavaline content, kuigi ma olen 20-aastane, siis ma ikkagi kardan. Me austame sind. Sind ka. Tere, minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu te näete, ei ole ma siin täna üksi, vaid minuga on üks väga eriline külaline. Palun tutvusta ennast, räägi, kes sa oled. Tere, ma olen Karl Gustav Kurn, ma olen Sydney sõber. Oh my god, mul on sõpra. Enne kui ma selle videoga alustan, ma tunnen, et mul on vajadus paarist asjast rääkida. Nimelt, me oleme mõlemad täisealised. Karl on 18 ja ma olen 20. See, et me sellist videot teeme, ei tähenda seda, et me nüüd kuidagi reklaamime alkoholit, isegi ei näe siin midagi. Aga lihtsalt selle video mõte on siis see, me oleme lasknud küsida endalt väga selliseid mahlaseid, juicysid küsimusi. Me peame nendele küsimustele kas vastama või kui me ei vasta, siis me peame shotti tegema. Ja me oleme ausad, kui me oleme natukene... Ma olen isiklikult hästi kinnine inimene ja ma hoian väga tagasi, ehk siis kui ma olen natuke nii-öelda seda märjukest sisse võtnud, siis ma olen julgem ja on suurem tõenäosus, et ma räägin enda kohta asja, mida ma tegelikult isegi ei tahaks rääkida. Olen täpselt samasugune tegelikult. Ja, mul on ülipikk nimekiri nagu küsimusi ja kui me vastata ei taha, siis me lihtsalt joome. Aga alustame suht kergelt. Ja nii. Millal oli su esimene suudlus? Sa ei küsi seda. Sa ei küsi seda. Miks sa panid selle esimeseks? Ma olen mingi, alustame kergelt. Nii, kus pudel on? Jumalast suva, lase tulla lihtsalt. Vähem kui 2 kuud tagasi. Päriselt või? Jaa. Ma ütlen, et musi ja suudlus on 2 eri asja, eks ole? Okei, ja. Musitan ma olen nagu paljudega nagu ammu juba, aga ma nagu hästi mäletan. Nii paljudega juba ammu, et musi ja suudlus on 2 eri asja. Suudlesin päriselt esimest korda suve alguses. Okei, see on jumala fine, nagu see on mõnest suve. Minul oli siis, kui ma olin 19. Ma olin just saanud 19. Eks siis nagu ka väga hilja. Kellega? See, et me tuleme sinna. Sydney. Ei taha vastata. Kes Eesti YouTuberitest peaks enda kanali kinni panema? Ausalt öeldes ma nagu isegi ei oska sulle vastata selle peale. Sest et minu arust, isegi kui mulle keegi ei meeldi, siis nagu jumala lahe, et nad teevad oma asja. Kes Eesti YouTuberist ei meeldi lihtsalt? Kes mulle ei meeldi või? Kas ma ütlen või? Tahad sa draamat tekitada? Ma ei taha draamat tekitada lihtsalt. Kes sulle lihtsalt ei meeldi? Okei, Amanda Margaret. Ei, ära tee siukest nägu, kuule, ma vaatan ta videoid, ma subscribe'in teda, lihtsalt miski Amanda juures ei ole minu jaoks sümpaatne. Midagi tema juures häirib mind, ma ei tea, mis see on, aga miski tema juures on, mis nagu mulle käib vastu. See on hea vastus, see on aus ja siiras. Aga sinul ütleb sama. No, well. Ta mingi Sydney, Henry Gustav, Marti-Liina, Maria Rannaväli, Diana Banana, Viktor Orvillig, ükski ei meeldi. Ma ütleks tegelikult ka ei. Mul on sama, et Amarga juures miski mulle ka ei sobi. Miski mul on sama, ma tunnen ka seda kuidagi seda. Aga lihtsalt ma ei ole kunagi õppinud teda tundma seega. Ma ei saa kuidagi öelda mitte midagi nagu halvasti. Seega nagu, ma ütle halvasti, aga hetkel nagu ma ei fiili väga. Ei, mul on sama. Aga nagu edasi siit ei lähe, keda ma päris vihkan. Mida? Ei, ma ei vihka. Sa päriselt vihkad kedagi? Ei vihka, ma ei vihka päriselt kedagi, aga nagu üks on lihtsalt selline, kes... Kes? Ma pean jooma. What the frick, kes on? Miks sa ei saa öelda? Ta pollab mind. Olgu sa tänatud. Kes oli viimane inimene, kes sulle meeldis? Mina pean joomana siia. Minu viimane inimene, kes mulle meeldis, on reaalselt, ma ei saa öelda. See on inimene, keda kõik teavad ja ma ei ole nõus. Nagu ma ei ole nõus ära rikkuma midagi. Kõik teavad? Ma juba ütlesin liiga palju. Aga sulle ka või? Mulle ka natuke. See on mingi soomlane. Oota, ma joon lunksu vett korra. Millist Eesti artisti sa absoluutselt ei kannata? Mul on vastus olemas ja nagu laulja ja räppar ja siuksed või? Ja. Ma ei tunne teda isiklikult, aga Marps, kas sa tead, kes see on või? Jaa. Sa oled pikalt ma solvanud ta soengut. Ta soeng ei meeldi mulle üldse ja sellepärast, et ta soeng ei meeldi mulle, ei meeldi ta mulle isiksusena, mis on nii loll. See on nii loll nagu põhjus, aga Marps reaalselt anna andeks. We love this! Ei armasta, ma ei ole selline, ma olen nii tore ja sõbralik inimene. Ja kes sul on artist, kes sulle ei meeldi? No suva, ütle välja. Ei ütle! Mul on nagu artist, kelles ma ei näe väga nagu tegelikult talenti. Ära keeruta, ütle, kes see on. Ma ei saa seda öelda. Miks? Lihtsalt ma ei saa. Reaalselt sa jood kõik selle viina ära. Nüüd ma küsin küsimuse, mis oli minu terve selle Q&A kõige küsitum küsimus. Reaalselt ma sain seda küsimust mingi 200 miljon tükki. Ja see on? See on, et millal me kaotasime oma süütuse. Läheb poodi uue pudeli järgi. Kuidas me seda ütleme nüüd? Vastame või vastu? Mina võin vastata. Ma võin ka. Ütleme sama aeg. Oota, mida sa ütled? Kuupäeva või vanuse või? Ütleme koolis, et me oleme süütud. Ma ei ole.
see on šokk praegu mu jaoks. Okei, hea küll, alustan. Ma olin 19, see ei olnud kõige toredam kogemus, ma sain sellest alles hiljem aru. Aga jaa, ma olin 19, kas ma pean nagu rohkem? See küsimus oli millal, seega ei, ma olin 19. Sa oled mulle kõigest rääkinud, aga sa pole mitte kunagi mulle sellest rääkinud. 19 oli see aasta, kus ma nagu kõik mu mingi late blooming, ma jõin esimest korda, ma tegin asju esimest korda, nagu kõik oli siis, kui ma 19 olin. Miks ma ei teadnud seda? See on šokk praegu. Okei, thanks. Okei, ma võib-olla olen süütu. See ei ole üldse häbiasi. Ei olegi, see ei olegi. Lihtsalt mul on see, et ma ei ole veel leidnud seda, kellega ma päriselt tahaksin. Seega nagu siis, kui tuleb see õige vastu. Jaa, ei, absoluutselt. Nagu ma tunnen, et see ei ole üldse häbiasi. Millise Eestis tuntud inimesega sul on olnud kõige ebameeldivam kogemus? Oh my god, Udo Sepp, see on nagu teada tuntud vastus. Kuigi nagu enam ta ei ole vist nii hull. Mul ei olegi tegelikult ebameeldivat kogemust. Stefaniga tegelikult oli ka alguses üli nagu naljakas kogemus. Ma võin rääkida story time'i. Stefaniga ma saan nüüd sitaks hästi läbi, nagu jumala fine on. Aga ma nägin teda esimest korda. Kapal oli kontsert Pärnu kontserdimajas ja siis Liina esines ka. Mu paremal pool istus Juanita ja mu vasakul pool istus Stefan. Ma siis ei teadnud, et nagu Stefan on. Naudin seda show'd, sest me olime seal kontserdilt kuulamas. Ja siis esiteks ta plaksutab nii kõvasti, nagu lihtsalt... Ja ma ütlesin talle, et kuule, vabandust, et nagu plaksuta vaiksemalt, siis ta mingi okei, on ju. Läheb nats aega mööda, ma mingi vaatan seda esinemist, koputab mu õla peal on mingi, kuule, mängime seda telefoni mängu. Keset kontserti, mingi kuradi lendavate lindude mängu, mingi mängime seda telefoni mängu. See on just lahe minu meelest. Jaa, aga siis ma olin küll mingi, mis asja, aga Stefan on täiega lahe inimene, nagu täiega meeldib. Nüüd, kui ma nagu tunnen teda rohkem. Aga sul ei ole või? Mul ei ole mitte kedagi. Kas sa oled kunagi nuudi saatnud? Nagu alasti pilti endast oled kunagi saatnud? Mitte kunagi, ma ei ole isegi teinud endast alasti pilti. Ma olen nagu üle saatnud. Ma ei ole isegi teinud, sest ma kardan, et kuskil jääb telefoni mällu igavesti ja seega ma pigem ei taha. Ja ei, ma ka ei ole saatnud. Pole kellelegi saate mõista. Sa võid mulle saata. Kas keegi Eesti YouTuberitest on jäänud sulle silma potentsiaalse boyfriendi või girlfriendina? Kui jah, siis kes? Tii! Sul on keegi või? Jaa. Mul on ka, aga ma nagu ei tea, kas ma ütlen seda või mitte. Ütleme, ma ütlen vähemalt. Oh my god. Ei, ma ei julge seda reaalselt öelda. Päriselt ütle. See oli aastal 2016, 4 aastat tagasi. Kega oli läved? Ei! Võib-olla sul oli, aga nagu... Ei öelda ei. 4 aastat tagasi mul oli siuke celebrity crush ja Victoria Villik. Victoria Villik. 2016 aastal oli nagu celebrity crush, selline nagu potentsiaalne, aga ma kunagi ei hakanud nagu üritama, sest nagu ta oli juba siis vist suhtes meile kindel. Ma ei tea, ta on kogu aeg. Ta on unrelatable. Can't relate. See käis mingi 1 aasta, aga siis nagu enam ei ole. Nagu 1 aasta sulle meeldis Viki või? Nagu 1 aasta vist jah. Või nagu... Ma ei tea, kas ma ütlen enda oma. Sa ütled. Ütleme. Kas sa kahetsed seda pärast või kahetsed? Props kahetsen. Ei, aga ma võin lihtsalt üldiselt vastata, et keda ma olen näinud potentsiaalsena. Potentsiaalselt, jah. Ja potentsiaalse boyfriendina. Huumorimeele ja matchimise tagajärjel sobiks sulle kõige paremini Henn Sugusta. Või ma ise ei pidanud seda üldse välja ütlema. Ma ütlesin sinu eest. Ei, minu arust Henri on ülilahe inimene. Tema huumorisoon on täiega lähedane minu omaga. Välimus ja toredus ja huumorimeel mul klappis ka nagu Vikiga, kuigi ma ei tundnud teda veel siis nagu. Nii et Viki ja Henri, me ootame, no Viki tegelikult on taken. Kõige noorem ja kõige vanem inimene, kellega sa suhtesse suudaksid minna. Kõige noorem oleks vist 2 aastat minust noorem ja kõige vanem oleks... 2 aastat siis 16 praegu või? Oppi, ongi 16. No ma arvan, et 16 on siuke nagu just piiri peal. Kõige vanem piire pole. Päriselt või? Nagu oleneb inimesest, nagu vanus väga ei tähend. Ma armun inimesse, mitte tema vanusesse. Vanus on lihtsalt number passis. Vangla kõigest hoone. Mul kõige noorem reaalselt minu vanune. Miinimum nagu äärmisel juhul praegu 19, aga üldiselt... 18 ka ei kõlba või? Okei. Ülespoole vanusest päris ükskõik mul ei ole, aga ma pakuks, et mingi kuni 30... Aga tegelikult mul on ka kuni 30. Kuni 35 äkki. Nii vanurikka tegelikult ei tahaks. 30 tegelikult nagu on suht normel, nagu Karl-Erik Taukar on 30. On või? Aga ja ma ütleks mingi 35. Või tegelikult nagu alla 40, ma ütleks niimoodi. See oleneb inimesest muidugi, aga pigem alla 40. Mu ema vaatab seda video. Vahet ei ole. Mis on kõige vähesem aeg, kui kaua sa tundnud oled kedagi enne, kui sa taga voodisse oled läinud? Nüüd kui kaua olen tundnud või enne, kui ma olen voodisse läinud? Jah. Mul... Nii halb. Mul on mingi 20 minutit reaalselt. 20
20 minutit! Võib-olla 25. Ma mõtlesin, et minu 6 tundi on vähe. Ampikene, ma olen täielik slut. Kui palju on sul praegu pangakontol raha? Ma võin öelda, mul on jumala vähe. Ma kohe näitan teile kõigile. Ma olen säästnud, ma olen nagu kokku hoidnud ja natuke nagu ma kavatsen panna seda summast suurem osa kõrvale ja... Oodake, mul on 30 euri. 29 eurot või? Jaa. Oh my god. Mul on 29 euri. Mul on sääste, aga kui see läbi saab, siis ma pean oma säästude kallale minema. Mul on praegu väga siit seis. Mul on hetkel normaalselt, kuna ma tulen hetkel endaga toime ja mul on 1600. Sa oled nii rikas, oh my god. Jah, kõik youtuberid ei ole rikkad. Mõned on, mõned ei ole. Kes on 3 kõige igavamat sisuloojat Eestis? Tegelikult ma ei tea, kes on kõige igavam. Mul on osad vastused, aga ma ei saa neid öelda. Okei, mul on ka tegelikult, kes on natuke igavad, aga ma ei saa öelda. Nii et, give me the bean. Ma monteerin seda videot ja ma reaalselt nagu ei mõtle välja, keda ma silmas pidasin, kes igavad oleksid. Mul ei ole õrna aimugi, miks ma jõin, sest mul nagu ei tule pähe sellised, kes minu jaoks nii igavad oleksid. Aga teate, ma lihtsalt tunnen, võib-olla ma siis olen alkohoolik. Mul on nagu osad inimesed, kelle mingi viimast paari videot ma ei ole vaadanud, sest nad ei ole tõmmanud. Aga ma ei ütleks, et nad otseselt igavad on. Ja siis ma olengi mingi, et Sidi, miks sa jõid? Girl, what was happening? Millal viimati end rahuldasid? Ärme vasta äkki. See on jumala normaalne asi. See on täiesti normaalne. See on nii normaalne. Ja. Ma võin siis alustada. Mingi 3-4 päeva tagasi. Ma ka umbes siis. Inimesed peavad seda tegema ja see on täiesti okei. Karl on jumala täis. Ei ole. Olen täiesti normaalne. Millise Eesti YouTuberiga sa ei kollabiks? Sellist polegi. Ma võisin kõikide kollabida, kui mingi hea idee, siis ma teeksin ära. Ma alguses mõtlesin, et mul on, aga tegelikult kui ma nagu nüüd mõtlema hakkan, siis väga ei ole. See on ainult nagu reklaam minule. Sama. Keegi kollabida tahab, andke teada. Sa oled nii punane. Ei ole. Ise oled siis valgus. Mina olen punane. Punast, kui siin ole sinuga. Mis on su kõige suurem turn on? No turn on, mitte turn off. Jaa, ma teen on ja offil vahet. Tänan. Ja mis käivitab sind? Oh my god. Ma mõtlesin, et mina joon nagu paljust ma ei suuda vastata, aga nagu see ei ole enam võrdne. Mu kõige suurem turn on meeste puhul on käeveenid. Muidu mul ei ole väga nagu välimuselt vahet. Mul on nagu okei, kui neid veene ei ole ka, vaata. Osadel vanaemadel on see ju. Lõpeta! Seal on mingid sõrmused veel sõrmes, kelgad. Ja naiste puhul ma ütleks, et minu jaoks siuke nagu natsmaskuliisem, maskuliimsem, kuidas sa ütled seda sõna? Maskuliinsem, siuke nagu mehisem naine. Ei, mitte nagu mehine naine, lihtsalt nagu natsmaskuliimsem, nagu ala mingi nagu lühemad juuksed või siuke, tead küll siukest vaibi, mis on. Mul on vist hea lõhnaõli, kuna ma olen väga lõhnaõli friik ja mulle väga meeldib erinevad lõhnaõlid. Lihtsalt lõhnaõli nagu lase peale ja sa meeldib Karlile. Mul ongi päriselt. Ma tean, kes sulle täiuslik match oleks, kus Salka pärast kirjutada. Hit her up. Oled kunagi pornot vaadanud? Jaa. Kas sa oled porri vaadanud kunagi? Jaa. Ma olen ühes Soome telesarjas näidanud, kus ma pidin vaatama seda. Aga muidu ei ole. Ei, ütleme, kes ei oleks vaadanud. Jaa, ma mõtlen sama. Seal õpib ise enda, seal õpib nagu... Ei, sellega ma ei nõustu. Unus kust ära see? Ma ei nõustu sellega, et sa peaksid õppima pornost. Sellepärast, et porno on... Näideldud. See on näideldud ja see on siuke nagu ideaal, mida inimesed tahavad näha. Aga nagu lihtsalt üldiselt jah, ma olen vaadanud pornot. Nagu kes ei oleks. Kes ei oleks. Reaalselt. Kirjelda oma esimest suutlust 3 sõnaga. Okei, see põnev. Nice, see on ülihea vastus. Kruiis, voodi, tundmatu. Väga hea, high five. Meil olid ülihead vastused praegu. Mitut inimest oled suudelnud? Või nagu loe sina neid musid ka, millest sa enne rääkisid. Ma ei oska musi lugeda, ma ei tea, kui ma musitanud olen. Päris ikka. Mul on sama, ma ei tea, palju ma suudelnud olen inimesi. Me ei saa siis vastata sellele tegelikult. Me ei saa vastata, siis ta järgmine. Ei, me peame jooma, kui me ei saa vastata. Ma ei taha juua. Okei, ma joon. Sest et nagu isegi kui ma lugema hakkaks, neid on nagu üle 10 kindlalt. Üle 10? Jaa! Mul on alla 10. Kui tüdruk kutsuks sind välja, kas sa läheksid? Jaa. No oled tüdrukust, aga jaa. True. Me võtame siia videosse veel viimase küsimuse. Kes on inimene, keda sa follow'd, kuigi ta ajab sind närvi? Mul oli selliseid inimesi, aga ma unfollowsin neid, sest et mu klassivend tegi esitluse, kus ta rääkis, et me ei tohiks follow'da inimesi, kes meid närvi ajavad. Ja siis ma lihtsalt unfollowsin ülimitut inimest. Peale seda ma enam ei follow selliseid, kes mulle nagu ei sobi. Ja kellel ei ole samasugused maailmavaated nagu minul. Mul on endal tuttavaid, keda ma follow'n aga nagu väga need inimestega mind ei huvita, aga need mu tuttavad. Aga sa follow'd ikkagi? Aga ma follow'n ikkagi. Nii et kes need on? No minu tuttavad lihtsalt. Aga kui sa ei ütle, sa pead jooma? Ei pea!
see oli meie video. Ma loodan, et teile see meeldis. Ma loodan, et te saite võib-olla meie kohta rohkem teada. Me oleme rohkem avatud kui kunagi varem. Ma loodan, kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage alt seda like'i nuppu. Kui teile see video absoluutselt ei meeldinud, te arvasite, et me oleme karsklased, te vihkate seda, et me joome alkoholi, te vihkate meie nägusid, te vihkate meid, ikkagi vajutage seda like'i nuppu. Ja subscribe'ige nii mind kui Karli. Karli lingi leiate alt. Jälgige meid ka Instagramis, sest miks mitte. Ja oh my god, followge meid Instagramis. Minu Instagram on siin Sydney. Karli Instagram on siin. Ma ei suuda rääkida nii kiiresti. Aitäh, et vaatasid videot ja näeme Sydney kanali järgmine kord, kunagi tulevikus. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye.